Sappinen. Ja tuli ära! Täpselt ühte momenti oli vaja. Ja siis tuleb Sappineni pea peale sööd. Ja Rauno Sappinen kerkib ja lööb. Ja Rauno Sappinen kerkib ja lööb 1-0. Ja lööb Flora juhtima. Ja kui näiliselt lihtsalt seal ei Vedneri paremas kaitses tegelikult jäeti natukene. Vassiljev küsib. Saab palli jala peale, saab edasi lükata. Lukal palli jala peal, ei lähe löögile. Oi kui hea sööd, Sappinen lööb! Ai, kui tähtis see oli. Suure vihma keskel Rauno Sappinen ja suure vihma keskel Rauno Sappinen 2. Ai, mulle meeldib Lukase sööt lihtsalt, et ta sai selle, kes nüüd seal oligi, Vassiljev või kes selle söödu andis, aga Luka nii külmavereliselt ilusti Sappinile kohe pöörde peale jalaga. Kui minna, Rauno Sappinen on ka keskel toetamas Vassiljev teisel pool. Zenjov jätab siit ise veel Sappinen kannaga! Ja on olemas! Sergei Zenjov lööb siit 1-0 25. minutil. Rauno Sappinen jätab palli kannaga ette ja Sergei Zenjov näitab päris ründavaks minemas, kui nüüd on Rauno Sappinenil siit variant joosta ja Sappinen on kastis käes, siin on löögikoht juba olemas ja veel ja tuleb! Rauno Sappinen lööb 33. minutil 2-0 ja nüüd nägime seda kiirust, mis Rauno Sappinenil on ja mees, kes otsustas ära esimese mängu, lööb siit 2-0 ja FC Flora jaoks see asi hakkab juba päris ilusaks minema. Mobiilis ka kindlasti äpp endale alla laadi, kui siit on nüüd Reinkord minemas ja Reinkortil teine variant ja nüüd Reinkord lööb! Debüütmäng, debüütvärav ja Tartu mees teeb tartlaste elu täna ikka väga ilusaks. 87. minutil saab Reinkord keskväljalt jooksu, ise läheb. Nüüd võib tekkida variante, Ojamaa. 2 meest vastas, ikka Ojamaa ja tõmbab hästi vasaku peale Värava ettega! Võimas! Ja väga hästi konksutas seal Ojamaa ära ja pall vasakuga Värava ette. Sappinen on seal valmis ja peatreener Jürgen Henn ka saab lõpuks rõõmustada ja väga hästi mängitud Flora poolt. Ja sellele ütleme poolikule survele on saatnud ka mängijaid sooja tegema. Mulle paistab, et see pikalt vigastatud nigeerlane ja Tenvien on igal juhul sooja tegemas ja nüüd tuleb Liina Õnd ja see olemas Rauno Sappinen ja lööme ühe tagasi 48. minutil. Ja täpselt see ongi see, et tuleb kohe siin teise poole alguses ennast maksma panna ja tempo peale suruda ja Omonia ikkagi riietusruumist tuleb välja sellisena, et 2-0 ollakse eduseisus, et siin on vormistamise küsimus. Vaatame, Lillander annab. Üks mäng oli vähem ka neil veel selles mängus. Üksi. Ei anna kohtunik. Ei anna viga ja siin on variant, et kui nüüd... Sappinen ja juste käega hoidis ka korraks veel parema peale! Ja tuleb Rauno Sappinen teine veel 88. minutil ja meile on terendamas vähemalt lisaaeg. Ja Sappinen jookseb publiku eest veel läbi, neid on tulnud A. Le Coq Arenale päris palju. Rauno Sappinenilt 2 ja me oleme viigistanud 2 mängu kokkuvõttes 2-2. Ja mis see kui võitma?